siis ettekandele tulevad üldiselt metsanduslikud teemad ja esimesena räägib teile siis kaugseire praktilistest rakendustest Mait Lamp. Aitäh! Minul on ka koolitatud lektori hääl, mis aga viimaste vaatluste järgi hakkab pidevalt mind maha jätma, sellepärast ma kasutan tehnilise abivahendeid ja räägin teile, teen väikse ülevaate kaugseire praktilistest rakendustest ja me olemegi juba jõudnud oma teadmiste ja oskuste tasemelt nii kaugele, et kaugseirelt hakatakse küsima, meil on selline probleem ja me tahaks saada lahendusi. Pidevalt on räägitud ja tõenäoliselt räägitaksegi edaspidi kaugseire promades, et suured alad pidevalt, kiirelt, kohe kätte. Ja lõpuks on aeg siis ennast proovile panna ja ka anda väljundit. Nii et see lühikene ülevaade on kahest osast koosnev. Esimene osa puudutab Eesti metsade liigilise koosseisu kaardi koostamist ja lõpupoole siis laserskaneerimise andmete kasutamise võimalikkusest väikeste nõrkade muutuste tuvastamiseks. Nüüd, kui me vaatame meie armsa Eesti isamaa peale umbes 800 kilomeetri kõrguselt ja 3000 kilomeetri laiuse pildi pealt, siis me oluliselt oma naabritest ei eristu. Kui nüüd siit pildi pealt paistab natukene teistmoodi ala, siis põhjuseks on lihtsalt kahest ülesvõttest kokku kleebitud pilt ja Eesti on üsna roheline, tema ümbrus on roheline, siin kuskil on metsad, põllud, Tartu observatoorium on sinise ringiga. Nüüd sellistest ilusatest piltidest sissepoole minnes jõuame me tegelikult numbrilise informatsioonini ja alati ka sellise küsimuseni, et kui meil on ilus pilt ja teistpidi on meil oskus seda töödelda, et meil on siin metsad, põllud, me tahaks vastuseid igapäevastele küsimustele, kui palju on metsa, kus ta kasvab, kus on linn, kas see on suurenenud, laienenud, kas kuskil vundamendi auk tekkinud, kas meil on ristikupõld, kas kvartalil on lehemädanik, kõik sellised igapäevased probleemid, mida kaugseire võiks lahendada. Aga praegu jääme metsade juurde ja metsade puhul, nii nagu põllumajandusegi korral, järjest aktuaalsemaks muutub täppismetsandus. Kui põllupidamise juures me tahame teada väetise tarvet, tahame hinnata kiiresti haiguseid, siis metsade puhul pikaajalise planeerimise jaoks meid huvitab, kus me mida peame tegema peaaegu samamoodi nagu põllul või kus me midagi peame tegemata jätma, kus me ei tee üldse mitte midagi. Nii et need hinnangud puude arvu, liigilise koosseisu, nende kahjustuse, kõrguse, siis võib-olla ka jagunemise, pinna ülepinnamise jagunemise osas on väga vajalik informatsioon ja loomulikult ei tasu arvata, et need andmed on kõik puudu, et me alustame valgelt lehelt. Ei, seda ei ole mitte. Eestis on tegelikult üsna hästi organiseeritud metsade kohta andmete kogumine, küll aga sõltuvad nüüd omanikust või sellest huvilisest, kes neid metsaandmeid tahab kasutada, on need andmed mõnele kättesaadavad, mõnele ei ole. Mõne metsa kohta on andmed uuemad, mõne metsa kohta on vanemad. Mida tihtipeale on vaja, on kogu ala kattev ühtse kvaliteediga, ühtse metoodikaga tehtud hinnang. Nüüd metsad Eestis, väga palju kirgi kütnud teema, kui me vaatame natukene sellist kuiva statistikat metsa majandamise kõrvale, siis tuleb alustada sellest, mis asi mets on. Väga range definitsioon, seal võib olla erinevaid definitsioone, Eestis kasutatud näiteks 3.
2,3 miljonit hektarit, 11% range kaitse all kuni selleni, et riigimetsadest 100% on sertifitseeritud, ka erametsad liiguvad sinnamaale. Nüüd maakasutuse ajaloost tingituna on Eesti metsade vanuseline jaotus suhteliselt ebaühtlane ja võt siinkohas tahakski märkida, et kui Ants Vain näitas graafikut, kus metsade kõrguse kahanemine on suurenenud, siis ma julgen teile täie tõsidusega öelda, et see suureneb veelgi, sellepärast et raieküpsesse ikka jõuavad need puistud, mis on tekkinud teise maailmasõja ajal maha jäetud põldudele. Nii et selles ei ole midagi imelikku. Nüüd Eestis on valdavalt segametsad, väga kirbed metsad, seda inimesed alati, kes tulevad Euroopast, imestavad, Kesk-Euroopast. Mänd, kuusk, kask, halllepp, sanglepp, haap, saartamm on sellised puuliigid, mida me natuke rohkem siit vasakult poolt või natuke vähem paremalt poolt võime on metsades leida. Ja väga praktiline rakendus kaugseire jaoks kogu Eesti kohta metsade liigilise koosseisu kaart. Me tahame igas punktis, mis tahes punktis Eestis teada, kui palju seal on mände, kuuski, kaski, hallileppi või mis iganes puid. Nüüd andmed, mida me selleks kasutada saaksime, on meil ka tegelikult pakis olemas. Nad ootavad kuskil serverites, nad on oma erinevate omadustega ja neid siin ükshaaval ette lugedele mõtted, need on tegelikult meile kõikidele tuttavad. Võib-olla natuke keerulisem lugu on sellega, et kui meil on üks siuke tore mets, noor mets, sellisel praegusel juhul, mismoodi me selle metsa liigilist koosseisu siis hinnama peaksime? No, ausalt öelda on siin ka vastused olemas ja traditsiooniliselt käib see siis sellisel viisil, et me hindame ära, kui suur on iga puuliigi rinnaspindala või siis tüvemaht ja võtame nende protsentuaalsed osakaalud. Midagi keerulist siin tegelikult praktikas ei ole. Nüüd, kuidas see panna kokku kaugseire? Kui meil on olemas üks probleem, metsade liigilise koosseisu hindamine, meil on olemas hulk kaugseirest tulevaid andmeid, satelliidipildid, on ortofotod, on laserskaneerimise andmed, siis on meil veel mullakaart olemas. Meil on olemas ka metsade andmebaasid, milles osa andmeid on värsked, osa on vanemad. Kuidas see kõik kokku panna, nii et saaks terve Eesti kohta teha kaardi. Ja siinkohal tulevad mängu nüüd sellised viimasel ajal järjest aktuaalsemaks ja rohkem kasutust leidvamad meetodid nagu masinõppe meetodid. Ja siin on siis üks näide random forest tüüpi masinõppe hingeelu tutvustamiseks, mis on otsustuspuude mets. Ühesõnaga, kui meil on üks andmebaas mingite vaatlustega, me teame igas punktis, kus on olemas metsa maapealsed mõõtmised, on olemas ka spektraalne info, laserskaneerimise info, paneme need kokku ja põhimõtteliselt on eesmärk jagada need vaatlused sellisteks rühmadeks, et iga lehe peale sattuv vaatluste rühm oleks samasuguste omadustega. No näiteks kuusikud võiksid sattuda enamasti sama lehe peale, kui me liigume siin puus, sõltuvalt nende spektraalsete kanalite, signaalide väärtustest või laserskaneerimise andmetest saadud punktipilmeetrikutest lähtuvalt siin puus ülesse poole. Nii et meil on üks otsustuspuu, meil saame koostada otsustuspuudest metsa ja me võtame, sobitame oma selle puu algandmetele ja sellisel juhul söödame talle sisse need andmed, näiteks terve pildi, mille kohta üle välja meil metsaandmed ei ole ja loomulikult siis me saame teha ennustusi. Alustame alati sellise optimistliku pildiga, mis tegelikult on üks vähesed rõõmsad hetki kaugseire elus, eriti kes on nii-öelda optilise spektri osa kaugseire, kui Eesti on praktiliselt pilvevaba. Sellise hetki tegelikult leidub meil väga vähe, see aasta on pigem erand. Igapäevane elu näeb välja umbes selline, meil on üks ilus pilt, aga väga palju sellest pildist
on kasutamiskõlbmatu visuaalseks tõlgendamiseks, nii nagu me siin eelmise sessiooni lõpus nägime, väga hea. Me saame vaadata pildi peale pilvede vahelt, suudame isegi pilvevarju võib-olla osas ära tuvastada selle mustri, aga numbrise töötamise jaoks pilvedega, pilvede varjudega alad on täiesti kasutud. Ja kui me nüüd võtame siis reaalsuse, milline näeb Eesti välja vaadatuna kasutatavate piltide arvu katvuse mõttes. Et kui me plaame need osad piltidest, mis on kasutatavad üksteise otsa, lõikame sealt välja, jätame välja kõik need, mis on pilvedega, pildiservad, siis näeb see lapitekk välja umbes selline. Nii et nii kaua, kuni meil on väikesed testalad, on kõik tore, aga kui me peame tegema ülevälja rakenduse, puutume siis kokku selliste huvitavate probleemidega, et meil kohati lihtsalt ei ole pildi informatsiooni, isegi kui me võtame 2 aasta pildid kokku. Võrtisjärve ühte nurka jäi 2 aasta piltidest hoolimata 100 hektari tükk, kus alati olid pilved millegi pärast peal, ma ei tea, miks see niimoodi oli. Nii, teisest küljest, kui meil on nüüd teada satelliidipildid ja ka olemas mullakaart, meil on vaja mingisuguseid näidiseid. Loomulikult me võime kasutada ilma õpetava valimita algoritmi. Me saaksime mingisuguse kaardi, mille omadusi me peaksime hakkama siis hiljem selgitama, aga ka selleks on maapealsed mõõtmisi vaja. Nii et niisuguste protseduuride või niisuguste ülesannete korral meil on alati vaja mingisuguseid maapealseid näidiseid, mille järgi hakata pilti töötama, mille järgi hakata siis masinõppe algoritmi treenima ja tegelikult ka valideerima. Selleks on Eestis olemas 2 andmestikku, üks on statistilise metsainventuuri andmestik, kus siis on sellised pisikesed proovilapid üle Eesti, kus on kõik puud täpselt ära mõõdetud. Ja teine andmestik, kus on märgatavalt rohkem vaatlusi, on metsaregistri andmestik, kus on siis puistute piirid. Me teame selle ala sees metsakeskmist kirjeldust, liigilist koosseisu samamoodi. See on metsamajandamise otsuste tarbeks taksaatorite poolt väljas kirjeldatud ja just seda andmestikku ma kasutasin ja põhjus on väga lihtne. Seal on vaatlusi rohkem, nimelt masinõppemeetodid, nad on väga näljas vaatluste osas, et väikese arvu vaatluste korral on võimalik sealt saada suhteliselt juhuslikke tulemusi. Nii, puuliigi kaart. Põhimõtteliselt meil on Eestis palju erinevaid puuliike. Ilmselgelt ei ole reaalne neid kõiki proovida eristada ja ainuüksi juba seetõttu, et oma spektraalsete omaduste poolest nad lihtsalt ei erine piisavalt. Isegi kui meil oleks ideaalsed seadmed, ideaalne ilm, millega me ideaalse ilmaga tehtud pildid, tõenäoliselt ei õnnestu meil näiteks sookasel ja arukasel mitte kuidagi satelliidipiltet vahetada. Eriti kui nad kasvavad seal soopiiril mõlemad rõõmsalt koos. Küll aga näiteks hall-lepikud ja gaasikud mõlemad võivad kasvada viljakatel muldadel, aga näiteks kuusikud viletsamatel muldadel ei kasva. Nii et nende puuliikide eristamise osas jäib siis sõelale Eestis enam levinud puuliigid ja nende kohta, nende esinemise sageduse kohta tehti siis saadi hinnang. Lõppkokkuvõttes on tulemus siis see ilus pilt. Need värvid siin vastavad metsanduses harjumuspärastele puistuplaani värvidele. Rohelised on haavikud, pruunid on mennikud, heledamad sinised on gaasikud, violetne on kuusikud ja kollane on siis hall-lepikud. Nüüd loomulikult, kui me sellise kaardi oleme kokku pannud, me saame siis teha suurenduse. See on koordinaatidega, me saame siia lisada kaardikihte ja kõik on hästi ilus. Ilusad pildid on alati ilusad pildid ja tegelikult tänapäeval neid toota on ülimalt lihtne. Panete arvuti ööseks tööle, hommikuks on pilt valmis.
mingit probleemi ei ole. Märgatavalt keerulisem on öelda, kui hea see asi on. Ja siinkohal polegi midagi muud teha, kui tuleb võtta üks andmestik, lisaandmestik, mis võimaldaks numbriliselt kirjeldada, kui hästi need pikslite väärtused siis meil tegelikkust esindavad. Esimene samm võiks olla saada üldine hinnang, et kas see asi üldse millegi kõlbab, kas ta üldises plaanis, võtame siis näiteks maakonnad, kas ta maakonna keskmistena töötab. Ja läheks see pildi sisse korraks, kui me võtame nüüd statistikast teadaolevad puuliikide, puistute pindalad enamus puuliikide kaupa. Lööme maakondade ulatuses kokku nii selle puistuplaani pealt ja paneme nad kõrvuti siis graafikule. See pilt üldiselt on väga ilus, aga muidugi tuleb silmas pidada, et need on siin maakonna keskmised. Näiteks ühe maakonna gaasikute osakaal kogu puistute arvust. Need asjad lähevad kokku, seal selles ilusas kaardis väga suuri vigu ei ole. Loomulikult praktilise rakenduse jaoks maakonna tase eriti kedagi ei huvita, sellega pole mitte midagi peale hakata. Me tahame ikkagi kas konkreetse puistu või mis oleks veel parem, ühe sellise pisikese 25x25 meetrit ala kohta teada saada, mis seal kasvab. No see 25x25 meetrit ala ja üks piksel on juba teine äärmus, mis me nagu kaugsele teavad, on suhteliselt juhuslik asi. Aga üks puistu võiks olla üsna selline paras ala, mille kasutamine valideerimiseks on üsna mõeldav. Ja siin on üks graafik ehk valideerimise tulemus, mis on siis saadud harvestermõõtmistel registreeritud puuliikide osakaaludest ja kõrvutatuna puistuplaani pealt rehkendatud pikslite väärtustega. Iga vaatlus siin on üks puistu. No siit paistab välja, et on olemas kooskõla. Ja kooskõla on loogiline, on okaspuulehtpu osakaalu vahel. Paistavad välja ka sellised toredad probleemid nagu süstemaatiline ülehindamine, väikese okaspuulehtpu osakaaluga ja süstemaatiline allahindamine. Ja see on paratamatus, eriti kui me tegeleme sellise keerulisema tunnuse komplekti hindamisega, mis on puistute liigilise koosseisu olevat üksikpuud osakaalu. Ma väga pikalt seletama ei hakka, miks need asjad niimoodi natukene siin kiiva kisuvad, juba aiman ja tean, kuidas neid on võimalik parandada. Küll aga see oluliselt nüüd ei takista selle tulemuse kasutamist ja näiteks siia kõrvale võiks öelda sellise numbri, et kui me võtame puhtpuistut, veel Eestis on segametsad, aga kui me võtame puhtpuistut, siis selle puistuplaani väärtuste ja tegelike puhtpuistute peapuuliigi omavaheline sobivus on praktiliselt 78-80%. Ja arvestada tuleb muidugi ka seda, et lisaks puistu liigilise koosseisule mõjustavad meil heledust nii vanus, täius, töömaht, puude arv ja paljud muud tegurid. Nii et selles mõttes ei olegi see tulemus esimese katse kohta üldse väga kehva. Nüüd teine teema, millest ma tahtsin rääkida ja tegelikult sellest on juba palju räägitud natuke teises võtmes üle-eestilises. Me elame pilves. Aastast 2008 me elame pilves. Me elame 3D-punkti pilves. See pilv järjest tiheneb ajas. Me näeme sealt väga järske muutusi, mis on uuendusraied, mis on näiteks majade ehitamine, aga meid huvitavad ka näiteks nõrgemad muutused, nagu metsakasv, kahjustused ja miks ka mitte harvendusraie. Loomulikult, kui te lähete küsite mõne metsaomaniku käest, kas sa tahad teada, kas sinu metsas on harvendusraied tehtud, siis ma juba tean, ma ise tegin seda. Need ajad, kui metsaomanik eriti ei teadnud, mis tal metsas toimus, need on umbes 15-20 aasta tagused, et tänapäeval sellist vargust esineb üliharva. See on erandlik nähtus, palju tihti võib juhtuda see, et auto võetakse ära.
Seda pilti te juba nägite. Meile kogunevad andmed üle Eesti perioodiliselt ja põhimõtteliselt selliste intervallidega tehtud andmete pealt on kohe esimene huvi. Me tahaks teada, mis on muutunud. Nüüd esimese asjana tuleks küsida ja mõelda selle peale, kui meie vaatame ühte pilti, saame tulemused, töötleme ühte punktiparve ja alati jääb kripeldama see, et kas meil andmeid on liiga vähe, kas meil võiks olla paremad andmed, tihedamad andmed, rohkem mõõtmisi, et me saaksime parema tulemuse. Ei tea. Või võib-olla ei ole vaja. See on, kui te mäletate, mõni slaid tagasi olid need ilusad metsade proovitükkide näidised. See on üks pill samasuguse proovitüki kohta. Ma ütleks, et siit puid eristada praktiliselt ei ole võimalik. Mina küll ei suuda. Samas esindab see pill väga hästi metsa võrastiku tihedust. Või võtame teise äärmuse. Kui meil on näiteks tehtud väga tihe skaneering, me suudame tuvastada üksikud oksad. Loomulikult oleks hästi tore. Aga see tähendab ka seda, et meil on vaja salvestada need andmed kuskil, töötlemine võtab palju aega. 200 punkti ruutmeetri kohta üle Eesti andmestik tõenäoliselt ei ole suurepinnalist analüüside jaoks enam praktikas väga efektiivne. Nüüd ütleks siis seda, et tegelikult ka nende hõredate punktipilvede jaoks, ja see on isegi tihe punktipilv, piisab täiesti, et uurida väikseid muutusi. Loomulikult me ei suuda tuvastada ära, kas üks puu on kuidagi maha kukkunud, on okkatsad kadunud, lehed kadunud. See ei ole reaalne. Samas on meil võimalik teha suuremate alade kohta jaotusi, statistilisi hinnanguid. Nii et kui me võtame, koostame nendest pilvedest kaardid, meid huvitab võrastiku jäävate punktide osakaal, suhteline osakaal. Kui metsas tehakse harvendust, siis võrastik jääb ka hõredamaks ja loomulikult järgmise skaneerimise korral rohkem punkte jõuab maapinnale. Võt seda vahet me uurimegi. Ja selgub, et sellised tavapärased metsamajanduslikud metsakasutuslikud võtted nagu 30% tühemahust väljaraie, 20% tühemahust väljaraie kajastuvad päris hästi kordusmõõtmiste peal. Loomulikult on alati niimoodi, et kui me midagi mõõdame, siis on meil seal mõõtmisviga. Pluss sellele, kui me mõõdame metsa iga 4 aasta tagant, siis on seal ka metsa kasv. Vanemates puistutes võib-olla pool meetrit, nooremates puistutes kuni 2 meetrit. Ja kõik see avaldab mõju nendele tulemustele, need referentspuistud, mis ei ole harvendatud, ei istu samuti siin selle nööri peal, vaid hajuvad ümber selle parve. Aga teisalt, kui me vaatame neid puistud, mis on harvendatud, siis need eristuvad sellest parvest väga mõjus. Nüüd võiks mõelda, et kas kõrguse muutus käib kaasas harvendustega ja kas see võiks kuidagi kajastuda ka selles pinnamudeli muutused, mida Hans Vain tutvustas meile. Üldiselt ei ole seda. Et kui metsa harvendatakse, siis selles punktiparve kõrgusjaotuses erilisi muutusi ei toimu. Vähemalt need ülemiste protsentiilide osas. Ja siinkohal olekski paslik teha kokkuvõtte sellepärast, et praktika on praktika, et me saame ühe tulemuse, oleme ära valideerida, nüüd tuleks siis neid asju kasutada. Liigilise koosseisukaart terve Eesti kohta on olemas. See on tavaliselt GIF-failidena. Ma saan saata teile vida, kui see teile huvi pakub. Ja teisest küljest siis harvendusrojette tuvastamine korduva laserskaneerimise andmete põhjal on täiesti tehtav. Muidugi, mida me nende teadmistega peale hakkame. Liigilise koosseisukaardi puhul kindlasti need maad, näiteks mille kohta meil absoluutselt mitte mingisugust informatsiooni ei ole. Neid on umbes 30%
Eesti metsadest, kus takseeravad on kas väga vanad või need üldse ei ole, on see märgatavalt parem kui valge leht igal juhul. Ja mida me hakkame peale arvendusraie tuvastamisega? Metsamajandaja jaoks ei oma see mingit tähtsust. Ma tean, ma tegin selle arvendusraie ära, aga kui me teame, et me suudame laserskaneerimise andmetest arvendusraie tuvastada, siis võiks olla ka palju rohkem lootust hakata need arvendusraied kavandama just nende samade tunnuste alusel, sellepärast, et see vahesi nende selle arvendatud puistute ja selle arendamata puistute vahe katvuse mõttes võiks olla indikatiivne juhatada meid nende puistute juurde, mis vajaksid kiiresti üle kontrollimist, kas seal on vaja teha arendust. Ja see on juba väga praktiline küsimus, mida lahendada. Aitäh! Nii, kuna Mait on mu juhendaja, siis mul ei olnud julgust mida katkestada, aga üks kiire küsimus on. Kui ei, siis me saame minna edasi järgmise